Tsentrumi perenaine Reta Lepp, nüüd kui on mõned hetked tagasi avatud uus restoran Tsentrumi hoones ja vaatame ringi kõigele nendele teenustele, mida Tsentrum pakub, siis on paslik küsida, kuidas Tsentrumil läheb praegusel ajal, mille suhtes on ju nii palju kirumisi küll kaubandus- ja turismi kõige osas. Tsentrumil läheb, ma arvan, selles majandusolukorras normaalselt. Proovime oma klientidele igatpidi leida lahendusi ja otsida selliseid kaupluseid, ka Monk, sellist söögikohta, mis just praegusse aega sobib ja alati laiendada ja kogu aeg mõelda sellega, mida klient veel sooviks. Kas see tähendab ka sellist koostööd, ma tulen jällegi hotelli juurde, et hotellil on nüüd võimalus oma külastajat meelitada ka sellega, et siin ööbimine võib seonduda ka kvaliteetse õhtusöögiga? Jah, see on üks selline asi, mis oli meil keskusest puudu. Meil on keskuses suur hotell tegelikult ja õhtusöögikoht. Me mitte ei pidanud, vaid saatsime oma kliente rõõmuga teistesse Viljandi kohvikutesse ja restoranidesse. Aga nüüd on neil väga mugav tulla oma majas sööma. Sellega on paslik küsimus, mis kaasab kohe, et millise kellaajani õhtul on see restoran avatud, kui me räägime õhtusöögi tähenduses? Restoran on avatud õhtul kella 9-ni. Uksed on lahti kella 10-ni, aga köök lõpetab kella 9. Ja mitu päeva nädalas? Kõik päevad nädalas. Nii et see mure on murtud, mida ma olen Viljandi poolt kogu aeg kuulnud, et Viljandi on tore küll, aga pühapäeval süüa, ja nüüd siis saab. Aitäh, Reta, ja palju õnne selle õnnestuse puhul Tsentrumile. Ja tulge kõik sööma.